annad märku, kuhu lähme? See vist kaamera näita nii kaugele. Läheme Vilniusesse. Seal on ümber istumine veel. Ja mis me teeme seal? Istume ümber. Teise Luksi Ekspressi peale. Ja lähme kuhu? Poola. Mis seal? Mis seal? Me läheme omadele kaasa elama. Pesul motospordile kaasa elama. Nii et Driftmasterisele läheme. 17,5 tundi bussisõitu. Jah, karm. Räägime siis, kui tunnid täis on. Ma ei tea. Reisivlog. Tule aga, tai. Lähme järjekorda. Tai. Päris uni on peale. Küll on vist 70 ma olen Vilniuses. Nüüd on 7 tundi sõitu üle. Ränk. Väga ränk. Peep on päris kange. Tahaks magada. Näeme juba Varssavis. No nii, me oleme tükk aega sõitnud. Palju meil tundi on läinud juba mingi 14 tundi oleme sõitnud äkki. Ühesõnaga orienteeruvad kuskil 3 tundi kaardi peal. Meie oleme Poolas juba. Me oleme siin. Ja meil on minna veel nii palju. Ja kui keegi mõtleb, miks me läheme bussiga, miks me ei lähe autoga, siis põhjus on väga lihtne. Meil on raha. Jumal aus põhjus. Ühesõnaga X5-ga me arutasime, oleks läinud edasi-tagasi 250 pluss eurot. X5 tahtis hooldust saada. Tahtsime rendikad võtta. Kõik rendikud, mis me leidsime, mis oli kuskil selle perioodi peale 100 eurot, siis ma helistasin neile, tuli välja, et kõik kokku läheks mingi 300 euri. Ja siis meil oli 2 varianti, kas me jätame vahele selle. Aga kuna Semu ikkagi sõidab, siis kaasa elama minna. Ja siis ühesõnaga otsustasime bussi kasuks, sest bussipiletid kõik kokku läksid meil 2 peale 66 eurot. Bussisõit on 17 tundi. Ja me oleme 14 tundi bussis olnud. Perse on kange. Siin on nagu paar siukest ärevat olukorda kõik olnud. See on mingi kallur sõitis maantee peal lihtsalt. Saates mõttes nagu, ma juba mõtlesin, et meil on külle pealt sees ka. Aga jah, niimoodi on. Nii et näeme juba varsti Varssavis. Sööme magama. Me oleme Varssavis ametlikult. Nii et läheme kohe bussi pealt maha, me otsime hotelli. Mis me siis teeme? Käime pesus ja magama ära. Õhtul live käima. Oi, see oleks huumor, kui me nii teeks. Ühesõnaga, me oleme Varssavis kohe ja ma ei teagi, suht top. Ma arvan, see peaks olema siin peaks maha minema. Ja meil hotell peaks kuskil siin olema. Need ei ole kaugel, vaata oma vahel. Vahet ei ole, kus me maha läheme. Läheme esimesest maha. Siis ma vaatasin, et kõndides oli 15 minutit hotelli. Ma arvan, võtan mingi Bolti tõuksid ja siis on norm. Me oleme Varssavis kohal. Andre teeb siin, ma ei tea mida, paneb paelu kinni. Ja kuna reis oli 17 tundi pikk, siis me kõnnime hotelli. See oli vist 3 kilti. Suht lodin olla, nagu sonks on lappes. Väsinud. Kuule, sul oli kotis Red Bullit ka ju? Jah. Et jah, lähme hotelli, käime pesus, tõmbame Red Bullid alla ja siis juba lähme areenile. Kell 5 algab pall ja kell on meil, kohe ütleme, mis meil kell on, ei teagi. Poola kellargi kell on 2, nii et... mis emotsioonid on?
ei jõua ära oodata ja millal hotelli jõuab. Ma ei jõua ära oodata, kui külm õlut saab. Ühesõnaga, tahaks kuskilt mingit külma karastusjooki ja mingi süüa ka. Poolas pidi jube hea kebaab olema. Võiks proovida. Ma tean. Parfüümi tunnen praegu. Aga mitte sinu oma. Näita mis G-klassi. G-klassi. Olemegi hotellis peale 20 tundi reisi seljakottidega, 2 ümberistumisega. Jõudsime kohale. Võtsime selline hotellitoe, täitsa vinks-vonks. Mina olen küll rahul. Selline täitsa viisakas. Plasmatelekas, mida veel tahta. Ja meil on vaada siis täpselt, ei usu, kas see kaamera näitab, aga seal taga taustal on siis see suur areen, kuhu me siis lähme. Et veidike puhkame, teeme paar ampsu ja käime pesus ja siis ongi juba tiimekile, kvallidele minek, vaatame, kuidas ikkagi professionaalid sõidavad, mitte et nagu street-klass on, et ühesõnaga, tegelikult oleme suht väsinud Andrega, suht hirmus bussisõit oli ja ei olegi midagi, aga ma arvan, et see on kõik seda väärt. Nii nagu lubatud oli, siis see on maailma kõige suurem üritus, drifti üritus, mis kunagi tehtud on, maailma kõige suurema rahvaarvuga ja kõige kallim drifti üritus, mis on siis tehtud, nagu ma aru sain. Et seal on 200 tonni eest ostetud betoonääred, et kus need autod peavad sõitma. Seal näete, ma arvan, et see saab päris äge olema ja räägime juba seal. Hakkabki pihta. Me oleme valmis, pesus on käidud. Red Bulli on alla tõmmatud ja lähme siis vaatame, mis see suurim drifti üritus endast ette kujutab, nii et me oleme valmis igatahes. Andre vaeb siin paelad kinni ja ready to go. Oi pekki, ma ei tea, saab äge olema. Näeme seal juba. Aitäh. No mul korra näitas seda valikut ja siis pärast näidas. Tõuksidega. Muidu oli 20 mitsa. Oot, peame jääma. Kohal, peaaegu. Jaa, seda küll. Põhimõtteliselt ma oleks võinud 2 tükki neid välja printida ja saaks sisse näed. Täitsa pekkis. Ma ei ole vist elus nii suurt areeni näinudki. Sa oled, jah? Ausalt öeldes ei ole. 60 000 inimest. Välja müüdud. Jõhker. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight. Już wiemy, że jest, który w tej chwili zajmuje 7. miejsce w klasyfikacji generalnej Masters
Pesur, przyjdziecie go bramami, jedziemy, Kevin Pesur! Najlepsza siódemka została nam do zakończenia pierwszej części kwalifikacji. Oj, raczej nie chcę. Kevin Pesur, drugi przejazd reprezentanta Estonii, za pierwszy przejazd miał zaledwie 85 punktów, one z jednej z tych kierunków może stać na naprawdę dużo. A to, że jest na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej Driftmasters European Championship 2023 absolutnie nie było dziełem przypadku. Teraz ładnie przybliżony Kevin Pesur, na szeroko przyspieszony, zapalone stopy. Oczywiście dajcie mu dużo Kevin Pesur! Mis meeleolud täna on? Eetriaeg. Tahaks oma prille. Täitsa pekkis, mis ärts. Jah, mis värk on? Kummest YouTuber on? Kummest YouTuber on? Sa oled ka kinda ju, semi YouTuber. Või ei ole või? Kriptokamera 180 ja räägi. Päeva 2. Jõudsime kogemata tund aega varem. Mõtlesime, et meil on ilgelt aega enne. Ja siin on selline mass juba, et ma ei tea, kui me oleksime tulnud siia tund aega hiljem, siis ei tea, kas üldse oleksime kvaliks jõudnud või? Esimene sõit on kohe Randalu. Et crazy, väga crazy. Ma ei tea, vaatame järjekorras ja näeme juba sees. Flying across the country, now they're flying for me. Broke a record back in Donny, that's a different story. Don't ask me if it's wrong or right. This is for the lies you've been leading all my life. And you better run and hide. Don't let the flame ignite. Päev 2, me oleme areenil, istusime oma kohtadele ja hakkame siin ootama, et ma teagi, pool tundi vist läks aega üle poole tundi, et sisse saada järjekord, see oli lõputu ja rahvas on juba, ütleme, siuke semi pool on täis ja tuleb peale kogu aeg, et ma ei tea, väga äge on väärt kord elus käia sellise üritusel, siis Poola finalile tasub tulla teine kord.
avatud, noh. Vaata, näe, jälle lukk näkku. Midagi. Ei saa julge rääkida. Karm. Andrel on halb tuju hommikul juba. Aga meil on nüüd check out. Meil tuleb auto kohe järgi. Nagu ma ütlesin, et me läksime ainult bussiga ja tulime Poola ja tagasi Poolast me saame autoga. Hea onupoeg tuleb, võtab peale meid ja siis hakkame tagasi sõitma. Päris crazy nädalavahetus. Mina magasin eile selle põhishow asjad maha. Sest mul hakkas halb, ma tulin hotelli, Andre oli meil lõpuni. Et ma olin täpselt top 32 ära ja peale top 16 ma korra läksin areenile, mõtlesin, et võtan kokku ennast. Aga mul ei hakanud parem ja siis tulin ikkagi hotelli tagasi ja... Aga ikkagist mega üritus oli, no see oli lihtsalt, see on lihtsalt polegi sõnu, ulme. Ja ma ei tea, nüüd hakkame tagasi sõitma ja halleluuja, 10 tundi sõitu jälle. Oled sa, Andre, valmis selleks? Oled valmis? Põhijõud. Pajehad, jah. Kule, sai kõike? Vist sai. 10 tundi sõita. Kus see kaart on? No siin juba. Peab mingi uneruht ostma või midagi, et see kuradi reis maha magada. Oi jah. Näe, Mr. YouTuber. Endiselt ei meeldi kaamera või? Näita mulle paberit, kus ma alla kirjutasin, et mind võib filmida. Number 2. See läheb imelikuks juba. Miks? Oled ju põhijõud kirjas on. Andre on hommikuti kuri inimene, kes veel ei tea. Saad lukast. Ühesõnaga, me ootame autot praegu ja siis meid ootab 10 tundi sõitu. Ja ma ei teagi, ütleme nii, parem kui 17 tundi sõitu, aga 10 tundub ka praegu jube palju. Või sul ei tundu, Andre, või? Kas koju? Kui meil on see Reisil minuga saade praegu, jah? Kanda, jah? Reisi minuga, sest ma olen siin kaamera peal rohkem. Ei ole ikka nii hull ka. Võiks ju. Sa oled täis või? Jah? Mis sa kuulda tahad? Ma ei tea, mis sa räägid? Ei ole hästi meil olla. Kõigil vist on. Andre ei ole siin päeva, et sa midagi rääkida tahtnud. Sa võid rääkida. Mis sa tahad, et ma räägin? Ei, kuis läks, Sellest ma ei taha rääkida. Kõigil on sellised arvamused täna. Ühesõnaga, me oleme siin kuskil Leedu piiri ääres, oleme on ju. Et päris pikk maa veel minna. Päris kiirt on vähemalt tulnud, nii et jah. Kiire masin. Kiire masin on alati kiire masin. Jah. Ma vähemalt tean, miks mu käsi hommikul värises, kui ma siia autos istusin, nii et vähe sellest, et adrekas on laes olnud, siis mu kõrvakiled valutavad ka. Tahad sa seest midagi rääkida või? Ma ei saa aru üldse, kui midagi kuuled. Keegi ei saa. Kõik on sellest väga hämmingus. Aga minu arust jumala laadane. Võiks juurde keerata natukene midagi kuskile. Ulme. Siin on, selles pillis on rõve tümm sees. Esiteks, see käib edasi. Ei ole tüüpiline hall metallik Volvo. Päris kiire on igatahes, ma ei tea. Ühesõnaga, meil on tükk maad minna, jõuame rääkida veel. Vaatame siis, kui järgmises koha saame.
annan korra gaasi. No Raido, räägi, mis viga on? See katki on. Volvo pidi töökindel olema ja. Kui Bemm oleks vastu peanud selle reisi või? No sellepärast ma Volvo peal istusingi. Et siis saab ainult tagasi tulles parandada, muidu oleks minnes parandanud, koha peal parandanud ja tagasi tulles parandanud või? Kurat, oleks vist küll, jah. Me oleme Leedus ja väiksed tehnilised probleemid. Ootame teised järgi, saame tungi. Või noh, Raido hakkab remontima. Ma lihtsalt räägin tarku juttu. Vot nii. Ühesõnaga, jah. Kuule, aga Leedus pidi olema pro-klassi autoga tänava peal sõitmine lubatud. Leedus on kõik lubatud. Paneme selle sinna ja kui korda ei saa. Ei taha kuulda seda või? Mina sõidan. Targema mait olla praegu. Arvad, jah? Vähemalt kord elus näeme, kuidas Volvot remonditakse, sest niimoodi laguneb see. Ludwig. Plastik või see... Pumm. Juhi ukse taskust Bemmi see kruvitas. Vähemalt õig tööriistad on kaasas. Nagu Raido ütles, siis Bemm vähemalt oskas tööriistusi hästi teha. Näita, mis see näitelis. Teibituuning oli. Kell on kuskil 2 öösel. Meil on tund aega minna. Väga pikk sõit olnud ja ühesõnaga juhi vahetus, ma hüppan pulti ja sõidame siis Tallinnasse lõpuks. Nii, näeme juba Tallinnasse.